aega ühe koha peal olnud siin ja mõelnud, kui halb saab see kõik olla. Ei no mis meil oli siis, Savelli oli kihlatud, tal oma naine käis võttel kaasas. Käis? Tegelikult ta tahtis nagu vaatama minna, aga siis saate tegijad nagu ei lubanud. Ja ta ütles oma naisele, et ta läheb sinna oma muusikat promoma, mida ta ei teinud. Ta ei lastnudki muusikat. Ei. Aga eile vaatasin TikTok'e ja sattusin sellise kasutaja peale nagu Savelli naine. Ma mäletan, mis see TikTok'i kasutaja nimi oli, aga ta pani video üles, screen recordis seda meie eelmise video algus, siis kui mina ütlesin, et mina olen Savelli aus. Savelli tühik aus. Passis Savelli perekonnanimi aus. Mis ta pani pealkirjaks? Minu mees raisk. See oli ka tore, et video sai 18+ ja limited adsid, nii et cash money. Ma ei lõpuks ei saadki aru, kas see naine, siis Savelli naine oli Savelli üle uhke. Ma arvan uhke, ikka kindlasti muidugi. Ta on kihlatu, come on mees. Kuule jaa, tegelikult on aus, kui see on kihla. Ma mõistan, sorry, ma eksisin. Ja tõesõnaga, sõbrad, täna läheme edasi 5. episoodiga. Savelli ütles, et ta sõber Romet oli seal. Siis täna on Romet või? Ta on Romet ja ta oli Rometi üle ka väga uhke kui sõbrana nagu. See Kätlin jäi ka siia või? Ma ei tea. Olite Kätlin? Kätlin. Mu jalad surid ära. Vaatame. Sõbrad, tüdrukute õhtu episood 5. Meie 3 roosinupukest on kohad sisse võtnud Vana-Viru 14 asuvas Music Baris, et karastavate ja turgutavate tinktuuride kõrval valida endale täna õhtuks uued kaaslased. Olete taigunud eelmisest peast? Jah. Ja. Mis te nüüd ootate? Mida te igatahes ootate? Võib-olla isegi võiks olla seekord elavad noormehed. Eelmine kord olid siuksed rahulikumad. Mõtleme, nad olid rahulikumad. Ja ei vajuks nii ruttu ära. Siin oleks Juhanit vaja. Peaasest ära ei vajuks. Mis sa arvad, kuidas see algus oli, vaata selle? Kõik istuvad seal. Nii tuleb produtsent. Nii, Andrei, kuule. Meil oleks vaja arutada nüüd seda, et küsi teiste käest, et mõtle midagi välja. Küsi, kuidas läheb. Küsi, kuidas läheb. Okay. Ja küsi, mis tänane plaan on. Eile, olete ka osunud? Mis nagu, kuidas tunne on? Ei, tunnen okei ja ma lihtsalt tahaks, et ära ei vajuks. Paremad mehed oleks jah sellega? Ma tahan, et mehed oleks ilusamad, naljakamad ja kindlasti ka jutukamad. Ja kas sulle Mr. Aus ei sobinud? Jutukas, nägus. Kepimees? Andrei, ta murrab mu südame. Ta on selline kepimees, et ta murrab mu südame. Ei ole midagi teha. Aga te peate ise ka võits rohkem mõtlema ja elavamad olema ja ise ka mitte nii surnud olema. Selles suhtes, et ei saanud poissi süüdistada. Ei loomulikult kindlasti. Aga täna teeme paremini, on ju? Te kuulsite õigesti. Perit paneb siis nüüd tüdrukutele ka puidu. Ja et nemad ei ole nagu piisavad. See on selliste asjade mulle kõige rohkem vihkan ja see nagu see ei ole nagu, Perit tegi seda praegu, see on tihti peale nagu elus ka vaata. Keegi vend nagu puid panema nii öelda vaata, on ju. Siis ta mingi, nagu te võiksite ka nagu veits nagu aktiivsemad olla ja nagu teate küll, Vaat see fucking nägu. Tead küll, on ju. Nagu, miks te praegu like ei vajuta nagu? Nagu te võiksite nagu natuke rohkem aktiivsemad olla või nagu see subscribe nub, see sa avastad, sul on siit toole. Sa ei tundnud ennast koduselt. Ma ei tundnud ennast üldse koduselt. Võtan oma CS-i tooli ja... Ei no, võiks nagu natuke aktiivsem olla, selles suhtes nagu natuke mõelna ka kaasa, on ju? Mis sa arvad? Mis sa arvad? Tegelikult sa tere. Ma ihkad seda nii väga. Aga heidame pilgu peale tänastele hurmuritele, lootuses, et nende seas on Kärtsu ja Mürtsu mehi. See on Romet. Savelli oli tõesti Mr. Aus. Ja ütles ausalt, et tuleb tema sõber Romet. Ja Kärtsu ja Mürtsu mees kõik loodavad. Loodame. Mis te Rometist arvate? Mind häirivad juba need pikad juuksed ja see toss. Mulle meeldi see väike kitsehabemäkke. See näeb välja nagu ta oleks 12-aastasest saates ta kasvatanud. Ta teab, et talle rohkem ei kasva, ta ei raatsi maha ajada. Mulle Romet isiklikult ei meeldinud, ta ei ole minu maitse. Nägi välja nagu 19 mingi liiga täitma ajaks. Ja mis siis, kui abe ei kasva? Saama 82 karvaga või? Mul ka ei kasva. Ma ei saa midagi teha ju. Türki minema. Ma kui Periti melisimist kopp ees nagu kopp ette viskama. Andrei, tegelikult on vaata see leverage. Ta on miks või? No. Kas sa mäletad, mitu meest ta sai eile? Et tähendab siis eelmisel peol? 3. Selgelt 3. 3-3. Ja ta saabki seda aru, tema saabki öelda. Tüdrukud,
ma olen tegija, kõik tahavad mind. Tüdrukud, te pole piisavad. Tooge Liisi ja Karini tagasi. Siis on perses ju. Siis on perses. Siis ta ju peab kolma. Eriti huvides ärge tooge. Et kahjuks minut saip ei ole. No ütle ära. Minu type beat. Ta ei ole minu type. No nii, mis siin toimub, tüdrukud? Aiju! Wow, bro! Andrei. See oli... Aiu, tüdrukud! Kes sus back? Ma vist pole ammu nagu niimoodi midagi soovinud ja et see nii kiiresti oleks täide läinud. Pole ammu sükest asja juhtunud. Reaalselt sa soovisid 5 sekundit varem. See oli reaalselt mingi, jah, põhimõtteliselt 5 sekki. Ja siis tuli Liisi. Noh, ühesõnaga Peritil on perses täna. See oli minu jaoks kõige parem üllatus, mis olla sai, sest et ma väga igatsesin teda. No, tere! Mis siis nüüd? Töökohustusi täitma pidanud Liisi tuiskab sisse kui kevadine värske tuulehiil ning külvab segadust Kätlini ja Sigridi pilk. Liisi on endas laivi. Ta mingi väga hea, üli hea meel tagasi seal. Perit võtab tahvli ette, näitab. Okei, nägemist, tšau! Aga mis Liisi ütles siis tööandjale, et härra või proua ülemus? Tegelikult on see, et mul on tegelikult targemki teha. Mul on saade. Mis saade teil on? Noh, tead küll. Seal vanalinnas. Kus kohast? Mis sa tehakse? Selles mõttes räägi mulle ausalt, et ma nagu päriselt elan kaasa ja värki, et mul tahaks väga teada, et sa pead lihtsalt tööd ära vedama vaata selle jaoks. Jah, tead, seal on, sa nagu saad... Ma lähen muusikat promoma sinna. Ehk siis mingi muusikasaade? Ei ole. Mis on siis? Sa valid seal inimesi. Endale bändi? Endaga koos muusikat tegema? Mida? Nagu ma... Ei, sa ikka valid nagu, et... Tead, seal kus magad, noh. Sa valid endale siis inimest... Seal, kuhu sa magama? Voodisse? Hotellituppa? Ei, ja. Ja siis ma räägin, et ma olen nagu räppar ja et nagu... Nüüd ma saan aru. Saad aru või? Kas ma võin minna nüüd? Sa oled vallandatud. Ma võin minna ja tagasi ma... Sa võid minna, aga tagasi ära tule palun. Sa oled vallandatud. Selge! See on siis Riivo. Jah, kena. Riivo tundus pildi järgi päris ilus. Juuksed pole. Kuidas juuksed ei ole? Ei tea, ta on lihtsalt paskatame. Aga see eelmine lause, mis ta ütles, see Perit on ju, siis see tundus täpselt süke jälle tegelikult suht nagu süke, et ta veits mölises enne, vaata. Jaa, või nagu kohe ei otsa mingi. Jaa, see oli nagu süke mingi 4 steik, vaata, kus siis saate teiega palus, kuule ütle nagu normaalselt nüüd ka, et ütleme siis, et Perit esimest korda üritas. Riivo on tegelikult ju väga nagu, väga ilus. Vabandust. Riivo on tegelikult väga seksi. Pildilt. Riivo on pildilt väga seksikas. Okei, tavai, ma teen ära. Oot. Riivo on tegelikult pildi pealt väga ilus mees. Sobi see? Tundus, kui mingi lause läheb edasi. Aga kui kohal jõudis, siis võib-olla midagi sellist. See on täpselt nii nagu... See oli nii fake lause, ma ei südene. Rapla 7. Ja ta näeb välja nagu need, basic kriminaalid. Jah, Sidrun. Ta käis... Alvar, my boy! Andrei, tead nüüd, kas välja näed või? Näed välja nagu... Okei, mõni kurjasti ei saa öelda. Sa oled välja nagu kriminaal, noh. Sa oled nagu kurjategija, see basic kurjategija. Aga tead, mis mu kõige veidram selle asja puhul oli või? See, et nad ei öelnud, et ta näeb välja nagu kriminaal. See, et nad mõlemad ütlesid seda ja nad ütlesid, Sidrun! Saad aru? See oli nagu kõige veidram. Kõikidest asjadest, mis nagu üldse võid nagu ette kujutada, et inimene võib olla. Sa ütled, et ta näeb välja nagu kriminaal. Nagu tavaline kriminaal. Ja seal mingi, Sidrun! 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 Ja Alvar, noh. Ei no Alvar on ju OG. Ei no Alvar, no tura, kas saab ühe saate teha niimoodi, et ei ole... Ei Alvarit. Ei no Alvar oli ainult ühes Raju Reedes, noh. Mis oli väga hea Raju Reede, kus juures. See oli see, kus yeah, fucking... Ja see oli väga hea. Ja me vist endiselt võlgneme Alvarile stiilimuutuse selle... Jaa, võlgneme küll. Aga tegelikult sõbrad, mõelge selle peale, et Perit
et on tegelikult ju hästi hea, tahaks öelda nagu inimeste tundja või siuke nagu isegi nagu võib-olla isegi sensitiiv, et võib-olla Eesti politsei oleks tema abi vaja. Ahah, et eelmine kord ütles ju. See kindlasti Soome ehitaja, kurat oligi. Üks oligi. See on ka Soome ehitaja, kurat oligi. See ei olnud ehitaja, see oli Soomes lihtsalt töötaja. Autojuht, kriminaal, kurat, näed, korras. Äkki on kriminaal, Eesti politsei. Pärit saab tööd, no ta ei viitse enam, ta saates käi, võtta tööd. Üldse ei läinud peale, sest et ma tean ta isiksust juba sealt ja ta välimust ja kõike seda ja cancel, ei. Ma olen näinud teda Rajureedes, kus iganes ta ei käinud ja mulle isiksuselt ei väga ei istu. Alvar tuli tutta ette, jah. Ütleme nii-öelda tuntud valetaja, kes lubab asju kokku, aga ei ilmu kohale. Nagu selgub, siis Alvaril on varasemalt olnud mäts Sigridiga. Noored on omavahel sõnumineerinud, aga kohtumiseni silmast silma pole jõutud. Ta kunagi kirjutas mulle Instagramis, isegi tegelikult päris tüütu oli, sellepärast et ta pommitas, ta üritas nagu vist sõprussuhet luua, aga mina ei tahtnud. Ja ma andsin ühe korra just kui võimaluse, oli jõuluaeg lähenemas, ütles, et ta tahab mulle kingitust teha ja ma olin paar päeva hiljem Tartusse minemas, ta ütles, et okei, et väga hea on ju, et ta saab mulle selle üle anda. Noh, mida polnud, ei olnud teda ega kingitust siis, ehk siis nii-öelda tühjad sõnad. Sipsukene see Alvarilt üle, wow. Aga Andrei, teeme see nagu väga huvitav päev. No. Varsti on jõuluaeg tulemas, tahad teha head või? No. Anna inimestele võimaluse endaga suhtlemiseks. Loon sõprussuhted või? Loo sõprussuhted ja sest see on parim jõud, see on ilmselgelt parim. Ta on inimeste kokku saada ja kingitusi teha. Parim võimalik kink, mis sa üldse teha saaksid ju. No mõtle, kui naljaks saaks olnud, kui Alvar oleks päriselt kohale ilmunud ja tuleb selle samuse mingi Maxima kilekotiga, vaata. Nagu ta seal Rajureedes oli, vaata. Sipsukaada mingi video vittu, sa käisid Maximas kinki vastu. Ma mõtlesin, et kõige ausam jagamisviis oleks see, et noh, kõige ausam sinu arust, kõige ausam minu arust, et nagu mina valiksin näiteks tema. Ei, sa pead tunnetama, kes kellele sobib niimoodi. Ma võin endale põhjendusega tuua, võimeid. sellepärast, et ma arvan, et teil on lihtsalt natuke madalamad standardid. Tundsin sükest paksu uhku, et kui eelmine kord siis oli hoopis teine. Et ma ei tea, kas siin on sellega tegemist, et tala Liisi tuli siia tagasi, et on siuke vaja eputuda või midagi. Selles mõttes ma ei ole pahane, ma saan aru, aga lihtsalt nagu veits nõmme. Kust otsast alustame? Ma ei tea. Vaata, kõige hullem on see, et see ei olnud naljaga öeldud. Ei olnudki, siis me lähemegi sõpradega välja, siis ütlen poisid, nii, tulge siia, istume seal käed ümber kirjutanud, et poisid, tegelikult on täna niimoodi, et mina valin täna esimesena, kellega me hakkame juttu rääkima klubist tüdrukutest ja mina valin siis endale alustuseks kõige parema. 10-10. Ja tead miks või? Sest no ma tean teid, teie standardid on madalad. Ei, muidugi, meile sobivad need 20. Jaa, see aus. Ja ma arvan, et nii oleks kõige õiglasem. Davai, aus. Aitäh. Kõik vaatavad, kes Berit mingi. Kes ta Berit? Ma lasen veel natuke kerida, ma veel ei ütle, ma veel. hoiad veel või? Ma hoian veel. Juba ma tean, eelmine videogi juba kommentaarides oli päris mitu korda. Natuke öeldi juba selle kohta, et Berit natuke mölisib palju. Ma ei hakka veel midagi ütlema. Ja kui te saaksite nagu kahe peale valida, kas te võtaksite tema kahe peale? Kas te valiksite tema või tema? Kas te võtaksite Alvari või Alvari? Ilmselgi võtaks nagu. Kas sa valid Alvari või sa valid Alvari? Alvar üritab välja, see oli saatus praegu. Beriti saatuslik näpukas valis Sigridile kaaslaseks juba varasemalt korvi andnud Alvari. Kätlin valis samuti Alvari. Berit proovib potentsiaalset kaaslast leida kriminaalse välimusega Riivos. Ning Liisi välja valituks osutus Romet. Nagu Sigrid hoiatas, siis Alvar paistab tõesti olema see mees, kes lihtlabaselt valetab ning kokkulepitud ajaks kokkulepitud kohta lihtsalt kohale ei ilmu. Väga nõme oli temast, et ta üle lasi. Tüüpiline Eesti mees ongi selline, et nad lubavad igasuguseid asju sulle kokku, aga tegelikult mitte sittagi ei tee. Kõik Eesti mehed on sellised. Mine Lätti siis või, mine kuskile mujale. Aga mul on siia hea meel, et Alvar ei tulnud. Äkki Alvar saab viimase hetkel aru, et võib-olla see ei ole kõige parem mõte. Ja me ei saa talle pahaks panna seda tegelikult. Mul on päriselt hea meel, et ta ei tulnud. Mul on siuke tunne, et NPC simulatsiooni lisandub veel üks vend juurde. Vaata see, mis ta pastakatega teeb, et nagu mille jaoks. Nagu Sigrid hoiatas, siis Alvar paistab tõesti olema see mees, kes lihtlabaselt valetab. Laud on puhas vähemalt. Ja laud on puhas. Nüüd ei sega mitte midagi. Kas sa nagu enam aeglasemalt ei saa nagu midagi liigutada või? Pool tundi on veel vaadatud. Ma ei viitsi uut nädalat veel siin istuda nagu.
okei, no pingutame. Täna on kuidagi eriti raske. Teie ees on 19-aastane Romet Tartust. Romet on kirglik spordipoiss, kes näeb oma tulevikku kuldsete tähtedena kirjutatult korvpalli ajalukku. Olen juba 11 aastat mänginud BC Tartu professionaalses meeskonnas. Stop the cap! Ma tegelikult helistaks ühele BC Kala Cramo mängida küsimule, kas Romet on satsis see aasta. Oota, äkki helistame või? Kas see nagu juba ei näita mu seda või? Mu vastus sellele asjale või? Kuule, meil on siuke küsimus, et me vaatame praegu Andreiga siin tüdrukute õhtut on. Siuke vend on seal. Ta ütles, et tal on järgmist aastaks lepingut sõlmitud, et on see tõsi või? Ei ole, see on mingi suvaline vend. See käis läbi ka meil klubis ja minu arust tegi postituse ka isegi. Seal on niimoodi, et ta ütleb, et ta mängis Tartus. Aga tal on Instagramis pilt mingi mitme aasta tagune Tartu pilt, kus Hermet oli ka pildil, aga Hermet mängis mingi aastat tele Tartus. Nii et ühesõnaga... Mõtle, vend tuleb lihtsalt saatesse rõvedalt valetama. See käis kõikide kossupoiste gruppidest läbi. Täiesti lõpp, no. Mingi uudis oli ka minu arust sellest tehtud, ei või? Võrst Cramo tegi sellest TikToki ka, mingi who the fuck is that? Sira küll, väga retsne. No nagu siis BC Kalev Cramo kapten kinnitas, sükst venda ei ole, ei tule ja nii lihtne ongi. See on nagu päris poolsi ja vaata, tüüp lihtsalt vaatab, annab intekad ja lihtsalt käpib. Aga no ma ei suudaks niimoodi valetada. Kuidas sa valetad? Räägid nagu, mul on järgmine aasta tegelikult on suured plaanid. Plaanid on? FC Barcelona kutsus mind treeningutele. Testimisele või? Testimisele. Wow, tegelikult. Aga kui Barca kutsus on juba ilmselt kuskil Realis ja... No, tegelikult mul oli kõigepealt esimene päev on Barcas, teine päev Realis, siis ma lendan Inglismaale, käin Liverpoolis, Manchesteris ka läbi ja siis mina otsustan, kuhu ma lähen. Okei, davai. Palju palka saad? Tegelikult läbirääkimised, aga mul läks natuke sitasti sellega. 700 000 naela nädalas. Wow. See on päris rets tegelikult. Ei, see on väga vähe. Väga vähe. See on minu jaoks väga vähe. Kuidas ta lihtsalt istub maha vaata? Mis ta mingi, et mees, nagu see ei tule välja. See ei tule kunagi välja. Keegi või pane internetti mitte midagi. Aga samas nagu tasuta promole saatele. Vaata, kui hästi tegelikult sellist meedias läks suuga, oma TikTokis oli minu arust teine. Produtsent ütles hoopis, palun valeta. Tavai, valetan. 2 päevas sai tina pantud niimoodi, et siia Malpohmil tuttavaga panime 2 päevaga 30 liitrit kanget alkoholi ja lahjad panime seal oma 20 liitrit. Mina ütleks, et see on päris impressiv. Aga tee järgi. See on päris lugu või? 2 päevaga 30 liitrit. Kas ma pean jälle mütsid pähe panema? Päevas näkku 7 liitrit, 7,5 liitrit kanget alkoholi. Ei, see on 15 liitrit päevas, ehk siis näkku 7,5, 30 liitrit kokku. Pluss, ärgem unustagem lahjat alkoholi. Ega see ka ei ole. Jaa, aga vaat see on nagu siuke Coca-Cola, see on siuke soojendus, see on nagu vesi, vaata. Jaa, ta oli siis 20 liitrit, umbes siis jah, 5 liitrit päevas. See ongi tegelikult ole palju. Ei ole palju, üldse ei ole. 5 liitrist õlut näiteks. See on siuke rahulik. 10,5 liitrit, aus tegelikult. Ütle lihtsalt, et ma ei tea, eile istusin sõbraga. Tegin saunavärki. Ei, me panime 30 liitrit 2 päevaga. Räme aus reis. Kas see ongi siukeste meeste nagu äkki siuke mingi fleksimiskoht, kus sa nagu ütled, et kes suudab rohkem juua? Ma ei tea tegelikult. Seda kõvem need oled. Kusjuures see on ju arutelu koht siin juba me rahvaga ka, et kas on tõesti, tegelikult see võib päriselt olla. Joomees ma jõi neile fucking 30 liitrit ära, vaata. Natuke laiaks, ma jõi neile 50, no. Tee järgi reis. Läheb koju naise juurde või mingi sõbra, türa, Martini eile 40 liitrit kanget alkoholi sõbraga. Türa, ma pean järka nädal rohkem jooma, täitsa perses. Miks mina ei suuda? Ja siis naine on mingi, jaa, sa suudad seda ka oma. 60 liitrit järgmine nädal. Toi. Mina võtan naist rohkem iseloomu poolest. Et kui ta on nagu, ta on seda õige koha peal, kus on ja ta ei peta, siis on kõik ilus. No kui naine sind iseloomu pealt hakkab võtma, siis sul on juba perses sõbrakene. Aga no ega 30 liitrit kanget ilma suure tahte jõuta nagu ära joo. Tegelikult ei joo, jah. Tegelikult on ikka korralik. Tegelikult on väga suure tahte jõuga mees. Võib-olla see on positiivne asi. Kindlasti. Esmakohtumisel silmast silma peab iga poissmees ütlema, et kes tütarlastest talle välimuse järgi kõige rohkem muljet avaldab. Keeruliseks teeb olukorra see. Nägid seda küll? Nägid?
vastu liiklusposti, ei no tegelikult olgem ausad, Andrei, me oleme olnud viimased 5 minutit 30 minutit. ma nagu tahaks edasi liikuda, aga ei saa, lihtsalt ei saa. Jäme ots on seekord jälle poiste käes. On küll, ja meeles. Kohe-kohe jõuab tütarlaste ette Romet. Tere! Kui ta oli muidu siuke 30-st, siis kui ta meie ette astus, ta võis olla siuke 40-st, et nagu päriselust oli nagu võib-olla 2% ilusam kui nagu muidu. Aga ei, ikkagi ei ole minu tüüp. Olen Romet, 19-aastane, tulen Tartust. Miks sa aeglaselt räägid? Sest ta on fucking NPC, ta on NPC, bro. Ärge öelge nagu palun Future NBA superstaarile siuksed asjad. Mina lihtsalt teie saame tüdrukud ütleksin, et Romet, kallis, sina oled minu mees ja ma securiks ta lihtsalt nii ära Tal on potentsiaali NBA draftidesse saada. Kuule, ilmselgelt ju. Tema hakkab kõiki laul pidama. Nii on ja nii jääb. Aga ei ära võisti kasvatada solvan, kuna ma olen lihtsalt harjunud sellega, et inimesed räägivad mingi ülikiiresti, kuna ma ise räägin nii kiiresti, vaata. Ja siis see oli lihtsalt nagu uus asi, et keegi tuleb, siis ta räägib nii rahulikult, vaata. Ma olengi rahulik inimene. Mida te poiste juures kõige enam vaatate? Kas te järgite rohkem sellist iseloomu või puudutab teid rohkem välimus? Selles mõttes, et oleme ausad, kõige esimesena, kui sa näed uut inimest, sa kahjuks ei näe tema iseloomu, sa näed ainult välimust. Aga pikas perspektiivis on ilmselgelt iseloom kõige tähtsam asi. Sest välimus on petlik. No varem ka nii kaua seal küsimusi küsinud ja toimetanud. Minu arust vahepeal on see, et mingi vend tuleb sisse ja kohe valib ära ja on edasi minek. Siin on juba mingi 3. küsimus. Lugu ei saa aru praegu päris täpselt. Võelid on inimesed kaasa, palun. Perit ütles, et jah, sellepärast, et välimus on petlik. Aga kuidas saab olla välimus petlik? Iseloom saab olla petlik. Mängib üht inimest, aga tuleb välja, et on hoopis teine. Ei no välimus on mõttes, et catfishib. Ei no sa ei saa nagu selles mõttes. Saad ikka catfishida. Meeste puhul, kuidas see meeste puhul? Sa ei saa catfishida niimoodi. Kindlasti mingid vennad on teinud, see ei ole võimalik, et ei ole teinud. Naine toob kohale kuskil ala Tinder date'ile, siis on mees on mingi kuradi NPC, jah. Meeste jaoks on ju palju raskem ju välimust nagu fake ida. Ja teiseks iseloomu on palju lihtsam fake ida kui välimust ilmselgelt. Mängid seda, kes see tegelikult ei ole. Ei, naistel selles on muidugi lihtsam, aga meestel on ka kindlasti see tehtav. Ei, kindlasti mingil määral, aga lihtsalt Periti mingi lause on nagu nii loll, et ma isegi ei ole nii loll kuulnudki vist enda elus. Aga olgu edame. Ja mulle meeldib su hoiak, see on viisakas. Nagu sa oleks kaitseväes, natuke siuke. Figuuri poolest ka ei ütleks, et midagi halba. Aga ütle üks enda halb omadus, kõige halvem. Ei olegi siukseid omadusi mul väga. Et sa oled perfektne, täielik inimene, kõige halb omadust ei ole suurepärane. Jaa, aga eks selle saab õhtu jooksul teada. Hea vastus. Kas NPC läks natuke kuidagi oma maailmast välja korraks? Siuke väike mängulain tuli ka sisse ikka. Kästaksegi trullades kohale tulla? Ma ei tea, ma juba tegelikult enne tahtsin küsida, et kui ta kõndis sinna sisse, tal ei olnud mitte ühtegi kotti kaasas. Mõtlesingi, et noh, jälle trullalaks. Trullalaks on päris hea sõna. Me lähme täna spaasse, et mis jalga paned? Mul on trullalaks. Mul on trullalaks. Kurat, shortsid teed maha, mul on trullalaks täna. Liigume edasi ka. Lähme, ja palun. Lähme reaalselt liigume. Mina valin Liisi. Tere. Saate lemmikpaar. Laseme tuppa järgmise armurüütli, Riivo. Tere. Olen Riivo, 25-aastane, elan Elvas. Juba tundub päris purjus, et kuidas su suhe alkoholiga on? Mul on tuumapohmell, ma ütlen ausalt. Liisi on küll kõige valem inimene küsida sükst küsimust. Kas ta ei olnud mingi üle-eelmine episood, kus ta oli mingi pärast valimist tüüp oli juba tooli peal magas? Oli küll, jah. Miks sa saatesse tulid? Tuttavad soovitasid mulle seda.
nägi pildil täitsa kompu välja ja siis tuli minu ette ja siis vaatasin, et see ei ole absoluutselt see vend, keda mina valisin. Näed, äkki seda ta mõtleski, et välimus võib petlik olla. Niimoodi, okei. Jaa, ma ei mõelnud üldse pilti, vaid ma mõtlesin just nagu päris elus vaata kohtumised, siis seda ei saa fake'ida. Okay. Aga võib-olla tõesti Berit mõtles seda, jah. Tavaliselt Instas või kuskil on catfish, aga see vend oli täielik cancel, täielik catfish. Aga miks sa läksid oma viimase eksiga lahku? Kuidas me ütleme, et tema oli liigagi noor, tema ego oli liiga suur. Sa oled pedofil. Või nalja teeb. Tema oli 21. Aga selles mõttes on hea see, et ta nagu räägis kiiresti, sest et me oleme kõik harjunud nagu kiiresti rääkima. Oh my god, ma ei suuda enam. Palun tehke keegi kuredi raamat Kätlini lausetest. Kui naba oleks suurem, vähemalt ta rääkis kiiresti, sest me oleme kõik harjunud kiiresti rääkima samal ajal, kui ta räägib. Kaua see ka saade kestab? Me peaks padelit minema mängima, me ei jõua lihtsalt. See helistage asju ütleb, perses, saade on perses, me ei saa minna. Sa oled pedofil või? Ei, mis asja, pedofil, ma küll ei ole. Kindlalt ei ole pedofil. Ei ole, mida sa ajad? Ta on liiga noor, pedofil, ei ole. Sa ise oled pedofiil ju. Come on, ma ei ole ikka. Ma jätan teile descriptionisse lingi, kus te saate siis toetada meie reaalselt psühholoogi külastusi. See lihtsalt ületab igasugused piirid. Nagu ma tunnen, see teeb mind nagu kurjemaks. See ajab mind närvi. Ma ei suuda. Nagu seal on kõik nii lappes. Kõik on valesti. Sul on nagu üks üli nagu toksik, ülbe ja mölisev nagu naine. Sul on nagu mingisugused vennad, kes ütlevad selliseid asju, mida NPC-d ütleksid. Ta nagu räägis kiiresti, sest et me oleme kõik harjunud nagu kiiresti rääkima. Sul on cringe, sul on mingi, sa oled mingi, millest te räägid? Mis asi see on? Ja siis sul on üks vend, kes tahab justkui neid kõiki naisi sealt saada, keda justkui valitakse ja kes tuleb kohale ja räägib, fuck. Mis asi see on? Ma jõin just 30 liitrit kuradi kanget alkoholi 2 päevaga. Mis asi see on? Rääs, mis Eestis on? Mis siin toimub? Siin on kõik asjad on esindatud. Ma nagu 2 aasta reageerimiskarjääri jooksul pole nii õudsat asja näinud. See on nii perses. Ja ma teadsin, et see on nii perses, aga ma ei teadnud, et see nii perses on. Ja seda praegu on nagu, video on poole peal. Meil on juba ränt. Tavaliselt teed siuksed ränte nagu lõpus. Ja siis kui kõik on nagu see, fuck. Nüüd ma enam ei jaksa, nüüd on lõpus, kõik on läbi ja nüüd ma ütlen ära, vaata, mis on päriselt nagu valesti. Jah, ja me oleme poole peal rändi peal. Nagu osa 5. 5 on veel, me oleme poole peal. Yeah! Fucking hell, Jesus Christ. Okei, vaatame edasi. Vaatame edasi. Paari kakleja ma ei ole. Et mulle nagu meeldib rohkem nagu rahulikud juua. Aga siis kui inimene ise norib, siis siis pole probleem. Esimesena sina ei ründa aina. Kas sulle kakluses meeldib saada või anda? Mõlemad. Sest ütleme ausalt, kui sa peksad, see teeb sind veel tugevamaks. Tuumapohmellis Riivol on aeg teha valik. Kas teile meeldib saada peksa või teile meeldib peksa anda? Mõlemad. Igal juhul valiksin selle teise variandi. Kes see tahab peksa saada? Ma ei tea. Aga mõndadele meeldib olu. See on... Ma igasugused jutte kuulnud, sa ei kujuta ette ka, mis maailmas toimub. Aga vaata, asi on selles. Jälle me oleme siin. Sorry, me oleme täna hoos kuidagi. Aga lihtsalt nagu mu point on see, et sa tutvud inimestega. See on su first impression. Sa lihtsalt räägid, jaa, mul on tuumapohmell, ma madistasin eile ja mulle meeldib peksa saada ja mulle meeldib peksa anda. Ei sa oled jumal normaalne vend ju. Welcome. Sa oled jumal aus vend. Let's go. Ma valin sinu. Seda välimust mina nii hullud ei vaatan, sest mul endal oli lasteema, kui ma olin 4 kuud koos ja ta oli küll jämeda kondiga, aga mind see ei kõigutanud 4 aastat edasi mind ootsin. Aga pidi välja ütlema ikka. Ta oli natukene korpulentsem, aga tead, mind see tegelikult ei võitanud üldse. Aus. Praegu, kui ma nüüd nagu võrdlen, selles mõttes, et mina ikkagi tegin parema valiku kui Berit. Liisi valis Rometi ja sai ka Rometi. Berit valis Riivo ja sai boonusena tuumapohmellis Riivo. Sigridi välja valitu endine kirjasõber Alvar ei ilmunud kohale, seega Sigrid jäi kaaslaseta.
Kätlin valis samuti Alvari ja jäi ka kaaslaseta. Kas sa oled siis varem suhtes olnud või ei ole üldse? Olen, aga need on suht lambised. Aga sa oled meestega rohkem tegemist teinud kui naistega siis või? Ma olen rohkem ja sõpradega väljas. Minu arust tavaliselt käia on see, kes ikka nagu annab. Kes annab, mitte see, kes saab. Ei, see, kes saab, mitte see, kes annab. Aga sinu arust siis see inimene, kes annab nii-öelda teisele, et see siis ei ole gei või? Minu arust see inimene on rohkem gei kui see, kes saab. See, kes saab, see naudib rohkem, see on gei, aga see, kes annab. Kui teed sellist asja teisele inimesele, siis järelikult sa ju millegi pärast tahad seda teha, järelikult sul on ka ikkagi. Muidugi on, aga nagu sellel on nagu tasemevahed, vaata. Ja muidugi on, aga tasemevahed on, vaata. Mõndasi naisi lihtsalt ei kannata. Mõni on siuke, kes lihtsalt 24/7 lihtsalt peegli ees lihtsalt tupsutab endal seal ja värvib huul ja ripsmetuss peale. See oli meile midagi, mingi meile personaalne rünnak. Aga sa valisid ikkagi Liisi, kui sulle oli 2 naturaalsemat, aitäh. 2 naturaalsemat tüdrukut valida, sa valist ikka Liisi. Kui ma peaks seda vestlust sealt kõrvalt kuulama, siis ma lihtsalt oleks nagu Pede on see, kes saab, ei, Pede on see, kes annab, aga kes see Pede on? Gei, mõlemad on, ei ole või, mõlemad ülegi, see, kes saab või, ma ei saa, mida, enam ei saa midagi aru, aga see inimene, kes seda ju tahab, see ise on ju, ei ole või, kurat, ma ei teagi nüüd. Kas... Ma sirutan jalga, räägi, ma sirutan jalga. See oli juba lappes nagu conversation, mis neil oli seal, on ju. Ma tulen tagasi Periti juurde jälle. Jaa. Me oleme jõudnud sinna faasi, kus Perit jälle mitte naljaga üldsegist paneb oma sõbrannale puid, et ta näeb fake välja, et ta näeb liiga mukitud välja. 2 naturaalsemast valikust, 2. Jah. Ehk siis ta paneb veel 4. inimesel ka puid. Jah. 2 naturaalsemast valikust, mis sul olid, ehk siis 2 ei olnud naturaalsed, sa valisid ikka Liisi. Andrei. No ütle mulle, sa oled insecure, ütle vaata, sa oled insecure. Ei või? Aus, nõus. Nagu bro. Miks ütled oma sõbrannale niimoodi? Katsu korra dissi ja rahul maha. Me saame jälle 18 plussa. Ma ei ole vist nii tõsist reakti kunagi teinud. Aga me samas teeme nalja, aga samas ma olen nagu full serious. Nagu what the fuck is this, bro? Aga kui nad klubis näevad tüdrukud, siis nad valivad ikkagi selle, kellel läheb üldse pikendused. Kui sul punast huulepulka ei ole, siis mehed arvavad, et sa oled ilma meigita. Andrei, ära isegi. Kõik vaatajad saavad aru, mis on valesti. Nüüd ta solvas kõiki mehi. Tere, ta arvab, et me oleme debiilikud või? Jaa. Me ei pruugi teada, mis asjad on mingi kuredi concealerid ja mingi kuredi fucking highlight'id ja asjad, mis on veidras, ma just ütlesin, eks ma tean. Aga ütleme, et enamus võib-olla ei pruugi aru saada, aga türa! Me saame aru, et te kannate meiki. Me saame aru, et siin on midagi peal ja meil ei ole vaja punast huulepulka, et aru saada, et teil on meik peal. Perit! Et välimus oleks normaalne ja... Ehk siis sa valid naisi naturaalsena. Ehk siis sa valid naisi välimuse järgi. Ja et nad käitumise poolest oleksid ka normaalsed. Aga sa ikkagi valisid Liisi. Mis on, ta ei tea ju minu käitumisviise. Perit ja Liisi, see... Jälle ju. Saad aru, ma korraks just 5 sekki enne, ma tahtsin korraks nagu pausi peale panna ja teha selle skiti, et mitu sekundit või mitu minutit mul läheb aega enne kui Perit mind närvi ajab. Ja türa see oli 5 sekundit ja ma isegi ei jõudnud seda panna. Ja nüüd ma teen seda. Perit on ületanud nagu kõik piirid. Piirid, mida ma oleks uskunud, et on võimalik ületada. Oma sõbrale nii öelda. Läks aeg käima, vaatame. Kaua läheb aega, panen uuesti. Pane algust, jaa, läks. Enesekindlalt ikkagi ütlesid asju kohe välja ja... Tal on tuumapohmell. Oh my god! Ma pükse vahetab minema. Ja särki. See on küsimus, et kas see on nagu content või? Meile meeldib nagu content, aga kas see on content? See on väga hea küsimus. Arutlege koos meiega, kas see on see content, mida tahetakse või? See, mida meie ja teie ja kõik nagu tahame näha. Vaata, asi on sellest, et alati on vaja midagi, sul on vaja mingit sisu. Kas siuke asi võib olla, et sul on content piir, on ju, ja see content läheb üle piiri, ehk ta on nagu
too much content. Ma arvan, et see võiks olla termin ja ma arvan, sul on õigus. Okei, tegelikult ma olen nõus sulle, teeme siis niipidi, et see on too much content. Aga too much content, see on prügi ju. Vaata too much content, alati kui sul on too much content, see on tegelikult parem kui no content, saad aru? Aga kui see too much content on nagu trash too much content, siis on ka no content. Shocking loogika. Läheb nagu üle, et sul ei ole vaja ühte rõvedust nagu nii palju nagu kordistada, et see nagu oleks veel ja naljakam, sest mingil hetkel see nagu ei ole enam naljakas. Näiteks meile iga osa siin, kus keegi seksib, siis selle seksimise võlu contenti mõttes kaob ära. Saad aru? Sest see muutuks juba tavaliseks, vaata. On aru saada. Kui mina satun pudeli otsa, siis mina tavaliselt joon, ütleme niimoodi, joon enda isu täis, see on mingi 5-6 päeva joon, ennast iga päev siga lakku täis ja siis on 3 kuud kandperioodi. Siis jälle uuesti 5-6 päeva joon jälle ennast uuesti täis, et saada uuesti nagu endale restarti teha, jälle 3 kuud kõnni. Kuna tegemist ei ole mingi läbuüritusega, siis saadame meie noored teisele korrusele kultuuri nautima. Ma hakkan nutma. Palun sõbrad, see, mis ta praegu ütles, ärge võtke, see ei ole nagu viis, kuidas elu elada. Ärge jooge 5-6 päeva ennast täis ja 3 kuud on kaine periood, mis ilmselgelt oli käpp ka, mis ta ütles. Tal on pigem see, et 5-6 päeva joon täis, ühe päeva puhkelis panen jälle uuesti. Tegelikult ma ei tea, aga ärge palun kuulake seda venda. Aga jätke endal meelde, tüdrukute õhtu ei ole läbuüritus, siin on ka väga palju kultuuri, seega hakkame vaatama koos Eesti kultuuri. Visuaalne nauding Score Clubi tütarlaste poolt on garanteeritud. Super, jälle 18+ incoming. Ei no, tegelikult on content, tegelikult võiks vaadata. Vaatame ta. Aga oota. Me peame lihtsalt kuidagi eraldi üles panema selle. Patreoni või? Uncensored version. Uncensored version läheb Patreoni üles, nii et mingi Patreoni, sealt saate näha. Muidu on jälle 18+ ja mul on mingi kuradi kõik vinguvad, miks videot ei ole, miks ma ei saa vaadata. Ausalt öeldes see oli mu esimene kord. Ma ei ole kunagi käinud, aga üleüldse see oli jumala lahe kogemus, et esimest korda nagu päris elus näha, kuidas tegelikkuses, millised oskused tegelikult seal taga on. Pov, sa said esimest korda nussi. Taevu kingitus. Vaata, kuidas Issi istub seal. Tal on trullalaks, ta on nagu maffia boss. Istub seal naiskade vahel ja nägi elus esimest korda, kuidas tüdruk oskuslikult näidab talle striptiisi kultuuri. Kas sa arvad, et see nagu see naisterahvas, kes tantsib, kas sa arvad, et see naisterahvas ei pannud tähele, et ühe venel on trullalaks? Võtab ennast paljaks käiki vist varsti. Vaatame. Loodetavasti. Ja siis on Rometil nagu tükk tegemist äkki, siis tal on trullapauk ja tal on trullast pauk. Ma ei suuda, mis asi see episood on täna täitsa pöördus. Lase maffia bossil tegutseda. Lase maffia boss vaatab. Kuidas need käivad? Ta ongi El-Patron, kaelakeit kaelas. Trullalaks. Ta annab sulle kohe niimoodi. Niimoodi. Trullalaks. Donde está mi dinero? Ei, Pablito! Ta näeb elus esimest korda tisse kohe. Vaata nüüd. Riiv... 8 minutit on praegu läinud ja Perit ei ole närvi jäänud. Jaa, ta pole rääkinud ühtegi. Selles mõttes on kõik hästi. Kui ausalt öeldes, siis see oli kõige parem esitus, mida ma olen üldse näinud. Pov, sa said teist korda nussi. Me ei ole ikka poole peal. Aitab, pane käime noh. Jutu teemaks loomulikult seks ja suhted. Kuidas meeldis, tahaksid uuesti või? Ja mitte vähe. Ja meeldis. Okei, aga mis siis saaks, kui teie partnerid teile strippi teeksid, siis see on täiega yes go või no go? Perfect. Mis teid erutab, poisid? Mis ma ei näe voodis teeb, et täiega tõmbab käima? Mitte ei pea ainult voodis olema, aga voodis ja ka niisama, et mis täiega tõmbab käima ja mis ei tõmba käima? Kui ausalt, siis ma ei teagi, ma ei mäletagi enam. Ei mäleta, aga no. Miks te Rometilt küsite? Ta ei teagi ju. Ta on nagu Tõnu või? Te seksite või?
Romet on praegu, mis asja käima tõmbab? Rios, ma ei mäleta. See oli ka päris halb vastus. Väga halb. Väga halb. No ükskõik mida. Ärge Rometilt küsige. Mind huvitab, mis Romet vastab. Arvata vastab midagi. Vaatame. Vaba elu sees tegelikult tundub mitte ühtegi normaalset nagu ütleme sugust seksuaalset vahekorda. Mida naine peaks tegema voodis, et see oleks perfektne vahekord? Ratsutamine, see on tegelikult see on ka suht normaalne. Ratsutamine. Ehk siis sa tahad ise meritähtala tahad, et naine teeks kõik ratsutamise kõik töö või? Ei, no algu see siis nagu poosi vahetada, see on nagu palju parem. Okei, aga mis su lemmikpoos on? Mis su lemmikpoos? Mis te kumagi lemmikpoos on? Minu lemmikpoos. Minu Dogstyle. Noh, kõik inimesed vastavad täpselt samamoodi selle küsimusele. Mulle meeldib missionary. See on igav. On ka teisi, mis mulle meeldib, aga... Aga? Räägi. Aga äkki teeme nii hoopis, et sa pärast demonstreerid meile. Kas see oleks okei sinuga või? Oleks see küll. oleks midagi, mida sa teeksid? Oleks, kui tema nõus ole. Vähemalt on gentleman. Ma ei tea, aga kui ta nõus on. See on tegelikult, see on väga respectful. Mul on siuke tunne, et Romet peab nagu enne kui ta seda ette näitama hakkab, teeb kiire Google searchi lahti. Missionary. Wow. Video. Video. Ma olen valmis. Liisi, tule nüüd, ma näitan sulle. Kes on parem nii, et? See oli maasikas. Oi, õige koha oi. See peale trenni on lihased ja nii pinges. Käisid trennis enne või? Jaa. Ja ta oli PC Kalev Cramaga oli lepingud ja siis tegi väiksed tegelikult oligi test-trenni ka. Oligi vaata, see oli ju ilmselt sügisel filmitud, vaata Cramo lõpetaski just õhtuse trenni, tuli sealt. Ai, lihased on valusad, täna oli päris raske trenn. Minu meelest oli pallitrenn ka just. Ja. See oligi mingi 2 tundi korraliku andmist. Mul ongi seda massaaži vaja väga riske. See oli täiesti viimase peal, mulle meeldis. Okei, nüüd teeme vastupidises. Okei, pööra oma selli. Kui 2 poissi oli ainult, siis muud valikult ei jäänud, kui olekski pidanud niimoodi tegema. Ma tean, et ma ei oska massaaži teha. Okei, aus. Vähemalt sa ütlesid välja. Ma tean, ma ei oska teha, sest ma pole minu viimati, ma ei mäletasi. Ma ei ütleks, et ma olen siuke tippmassöör, et ma olen nagu selline, et ma olen ikka vanematele teinud siin enamasti, et kui vahepeal isa või ema soovib seljale või õlgadele kuhugi, siis ma ikkagi vabal ajal ikka teen neile ja nemad teevad mulle ja et ma arvan, ma olen siuke keskmine umbes. Sa oskasid päris hästi, aga liiga palju veits siukest mudimist oli. Nii, nüüd tulista sina. Mulle meeldis see, et sa olid otsekohane, sa ütlesid välja, et sa ei oska. Oli tunda jah, liiga tugeva käelisust. Aga ma ei ütle, et sinus ei ole seda võimalust, sellepärast, et võib-olla ongi vaja lihtsalt olla keegi, kes juhendab ja ütleb, et kuidas teha. On aeg hotelli edasi minna, aga kes kellega tube jagavad? Kuidas jagada 4 vahel 2 noormeest? Kas kumbki noormees saab 2 neidu või jäävad 2 neidu kaaslaseta? Ma ei vali kedagi. Nii halb menüü on, et ma sooviks restorani vahetada. No ma valiksin ka selle, et ma magaksin Beritiga ühes toas. Ma olen paraku 2 neiuga nõus, et pigem magaks üksi. Kuna kokkuleppele ei saada, siis võetakse kasutusele vana hea kivipaber-käärid meetod. Kaotaja saab tema, ehk siis kaotaja saab Riivo endale. Kivipaber-käärid, 1, 2, 3. 9 minutit läks aega. Tead, mida poisid peaksid tegema või? Minema jalutama ei, seda ka, aga siis kui nad teevad seda, siis ma hakkasin Berit võitis ja siis poisid mingi. Teeme meie ka, SUFA või see, kes kaotab. Mitte keegi ei saa Beritit, me ei taha lihtsalt teha. Kas ta nagu saate aru, et nad teevad kivipaber-käärid selle peale, kes saab Riivo endaga ühte tuppa. Kaotaja peab siis võtma. Kas te saate nagu aru, et see on nii nagu... See on nii räme mõnitamine, mis seal saates toimub hetkel. Mul oli isegi sõnu, kas see nagu on okei või? Menüü on nii halb, et ma vahetaksin restorani. Sa ei hakka kivipaber-kääre tegema. Arvast on nii ookrat, vaata, kui sa tavaliselt restorani maha istud. Ma võtsin ikka midagi välja, sealt mida võtta, lihtsalt pohhu ja vahetale. Nii ookrat minu arvast see, et tõusud ära ja siis lähed minema ja siis mingi, sul oli menüü kõik asjad on ees, vaata ja ma ei tea. See on asi, mis tavaliselt Türgis meil juhtub, aga see on uskumatu. Nendel poistel oleks olnud ainult üks õige lahendus. Tahad mingi... Aitäh! Wow, super.
ei soovigi teid, me läheme minema. Aga miks, ai kuule, me magamist ise koos täna. See on for the boys nagu. Jesus Christ. Väga halb vaadata, väga halb. Kivi, paber, käärid, 1, 2, 3. nii, teie teete oma vahel nüüd. kivi, paber, käärid, 1, 2, 3. kivi, paber, käärid, 1, 2, 3. Sigrid peab siis Remoga Rimo. Sina ja ema ja sina ja tema. Ja siis me magame eraldi tuvades järelikult. Tule see on nagu zombi praegu. Mu seda sisemine teeman tuli välja praegu, bro. See. Disrespektib nime ka veel. Andrei, meil on 10 minutit veel. Me peaks padelis olema. Padel hakkab 2 minuti pärast. No super. Aitäh sulle Perit, aitäh sulle Liisi, aitäh sulle Sipsuke, aitäh sulle Kätlin, aitäh sulle Riivo, aitäh sulle Romet. Me jääme padelist ilma praegu. Jää. Mõtlesime, tuleme 25 minutit hiljem. Ma olen puselena. Kas sa tahad vaadata või ma panen käima? Ma panen käima, läheb kiiremini. Tänasteks öökaaslasteks saanud Kätlin ja Romet ning Sigrid ja Riivo. Liisi ja Perit jäid ilma ning peavad voodit jagama teineteisega. Liisi ja Perit jäid ilma. Liisi ja Perit otsustasid, et nad ei taha kedagi. Nad ei jäänud ilma. See oli nende enda otsus. Hotelli jõudes ootab noori ees üllatus. Andrei, nad on vanas hotellis tagasi. Jaa. Täna saab üks paar veeta öö sviidis. Aga kes? Jätame otsustusõiguse neile endile. Oh my god! What? What? See on siis viis, või? Yo, what? See on nii avar kuidagi, ma oma inimesed mööda kõndida. Ongi, what? See on nii kena. Meie toodke on veeranditki sellest veel. Tuba on tuba minu jaoks. Oluline on see, et lihtsalt oleks mugav. Sigrid, miks sa arvad, et sina ja Riivo peaksid saada sviiti? Ma ei arva midagi, sest minu meelest vahet pole, kus sa magad. Tuba. Äkki sellepärast, et ta võttis nagu teie ees selle... Reaalselt, see on nagu sacrifice. Te mõtlesid, et meie ei mängi seda mängu siis, et äkki sellepärast võiks neile sviidi anda või? Ei või? Äkki võiks, minu meelest võiks. Aga kas sina loodad, et Romet, et teie vahel juhtuks täna midagi? Kas või kerge musik, kas sina loodad seda? Sina ei vasta praegu midagi, aga kas sina, Romet, loodad natukenegi? Et kas või saab Kätlini väikse musigi? Jaa. Arvasime, et kõige paremini sobivad siia selle sviiti tuppa siis Kätlin ja Romet. Ta tundub küll minu taipana. Tore vaadata, kui inimesed vahel tekib mingisugust. Peale tubade jaotamist on ühtäkki Sigrid endast väljas. Mis küll juhtus? Ma võtan sellise otsuse vastu, et ma ei jätka. Sellepärast, et sest ma ei tunne ennast lihtsalt kuidagi turvaliselt ja ma tegelikult olin väga kahe vahel, kas mõttes tulen täna. Aga siin ma olen, sest ma otsustasin, et ma ikkagi tulen, vaatan, katsetan. Aga praegu ma tunnen tõesti, et mul on parem lihtsalt koju minna. Kuna kedagi sundida ei saa ega tohi, siis lubame Sigridil koju ära minna. Ei leidnud tema meie saatest endale kaaslast, kes silmas ärama paneks. Ehk õnnestub see tal tavaelus. Koos võetakse kohad sisse sviidis ning veedetakse aega muusikaseltsis. Põhimõtteliselt mul oli enne siuke idee, et ma lasen ühest väga populaarsest Eesti loost, lasen 5-10 sekundit ja kui sa laulad seda laulu natukene edasi, salmi, ei vähem, paar sõna, mitte salmi, aga nagu hästi natukene kasvõi, siis saab hästi, kui sa failid, siis anname läbi, kui sa saad läbi, siis on Timo. Aga no selles suhtes ega Periti mängudega me teame nii mõndagi, et kui tema nii kord tuleb, siis ta vahetab reeglilt ära ja siis cheatib. Sa ju tead, et see, kes nagu viib mängu läbi ja meile mõtleb. Ma räägin, ma juba ennustan ette, et ilmselt nagu midagi sellist juhtub. Et ta võtab liriksid ise ette. Ta mingi, jah, see on see laul. Laseb üle see, vaatab üle. Jaa, see on see. Vanas valksaris, nüüd see on vana ja veab. Ei lähe hääs, ei! Ok, bro. See oli nagu tuts. Kas sa oled nagu näinud, vaata neid TikTokis on need kiss and slap, on ju? Enamus pihvud teavad nagu tüüp pani literali. Ei lähe hääs, ei! Need on Periti reeglid, eks ole? Meie käitume Periti reeglid. Nagu ta minu arust isegi laulis natuke edasi. Ei!
nii juhtub sinuga, sõber, kui sa laulad valesti. Minu mängus. Tead, mis on nagu kõige hullem, et nagu mul siuke tunne, et see ei on nagu esimest korda, kui siuke asi on nagu ikka praktiseeritud. Vaata, sa ei tohi midagi öelda, sa ei tohi midagi nagu faktina öelda. Aga siin nagu oli siuke, et see tuli ikka päris kiirelt ja otsekoheselt. Ei olnud, ta teadis 3 sõna selles võib-olla. See peab normaalselt teadma. Fuck it, see on täpselt see olukord, kus sa oled mingi, et if roles were reversed. Perit laulab valesti ja oma mingid sõnad. Riivo tuleb paneb, tahaks perses. Riivo istuks praegu Rootsi kardinat. Ei, no ei päriselt. Halvasti oleks. Mis sa teed nagu Riivo olukorras? Haugud vastu, istud rahulikult, ei tee välja, et see juhtus. Mis sa teed? Ma ikka väga pahane. Sa ei saa ju midagi teha peale sõnade kasutamise. No nagu... seal oli muud varianti. See on nagu täiesti putsis, see on nagu sõna otsa mõttes, see on nagu täiesti putsis. Me võime siin korra naerda küll selle üle, aga see on täiesti vittus. See on naljakas. Nagu see on täiesti vittus. Tegelikult tahtsin neid ammu juba terve otsa lüüa, aga mul oli lihtsalt põhjust. Riivo nüüd paneb täis ilusti kaasa kohe. Ma enam ei julge rääkida. Ma ei julge eksida enam. Oma võit. Tähendab, see on veel natuke või? Riivo kardab juba isegi, saad aru? Ta oli mingi kehakeel, vaata, sa oled nagu mingi Jesus Christ nagu. Perit on seal nii. Kõik saavad, kõik vähem mõniseb. Võtta aega veidi ringi vaadata, veel ei ole hilja jõuab elada. Aga silmad mõtleb peaga, küll sa näed, leiab on mu elus olemise täis. No joppas Rometile. Mis asi see Perit on? Üks inimene otsustab, laulad kaasa või laulad ja kui sa ei laula... Sa paned enda lugusi ka. Ja sa saad lõuga. Põhimõtteliselt küll. Sa ju tead, mis on eluilma suure autot taha, see on sama tühi kui Karmo-ilma kaupota. Oli, täpselt ja oli või? Jaa. Perit ilmselt pani mulle kergemad laulud, mida ma teaks. Mõtle, kui ma seal oleks. Ma oleks täiesti perses. Oleks küll, jah. Ma lihtsalt kogu aeg läbi. Okei, Tanju oma isegi teadsin. Seda refi ma tean. Super. Mida Perit lihtsalt läbi. Ma nii loodan. Ja nüüd Perit ajab sõnad sassi, pange talle nii fucking raske laul kui võimalik. Ja iga vend seal järjest paneb talle ja siis võib niimoodi otsa ka. Seda aastat siis kämmi, siis see ei ole originaal. Sa ei saa arvata, et midagi siis räpi kohta. Olgem ausad. Kui sa arvata, ma originaali pannud, kui sa oodad, et see räpi kohta. Ja ma ütlesin! Ta fucking muudab reegleid, ta mingi see on mingi remix. Ja ta muutiski reegleid. Ja ta hakkab neid vingama. Ma tean originaali, aga nagu ma ei tea seda remix ja ma tean seda remix. See on täiesti pooled originaal. See originaal, jobu oled pääst või? Ei saanud tast läbi? Ei saanud. Ta on nii võimu valitseva positsiooni võtnud seal, et Riivo, kes veel oleks võinud kuidagigi seal midagi nagu oma isast seda näidata, selle Perit släppis välja. Ta literally släppis välja. Sealt poolt läks välja. See issi läks sealt välja. Ja siis on kõik, eks sul on nagu liisiline pohhui, Kätlin on NPC, Romet on NPC ja Riivol on isana välja släpitud. Eks siis ta on selle võimu valitseva positsiooni. Kas te saate aru, et ta on isane välja, sest läbitud. Literally. Ja Perit ongi selle võimu valitseva positsiooni võtnud, ehk siis isegi kui öeldakse, et talle lastakse original laul ja Perit hakkab meeles, ei see ei ole original, see on ju remix ja ma ei tea seda remix ja see ei lähe arvesse, see on scam. Ta on kõik ja see nii lihtne ongi, sa ei slapi mind, sest sa panid mulle, sa scammisid mind. Fuck off, mäng on läbi, mina võitsin. Võiti see? Aus võiti. See väike tilluke respekti, mis mul oli Periti osas veel. Ma andsin talle seda benefit of the doubt, on. Ma släpin selle sinust välja, kui sa tahad. Pärast seda episoodi mul on nagu, no ikka maa alla nagu. Täiesti null, no miinustes. Ma olen suht kindel, kõikidel on täpselt sama. Täpselt sama, see ei ole okei, täiesti puitsis. Ma olen nii närvis. Hommik on taas kord saabunud Viimsisse ja meie noored on ärganud. Riivo pakib oma asjad ning tormab hotellist minema. Tema kaaslane Sigrid lahkus juba eelmisel õhtul saatest ning Riivo kiirustab töökohustusi täitma. See, kes sattus, see läks minema. Et nüüd ongi
tühjad pihud. Kas noorte vahel on tekkinud öö jooksul sädet? Kas siit võiks tekkida esimene päris paar? Ma ei tea, ma ei oska öelda midagi selle peale. Ma jään kindlasti Kätlinit ootama ja vaatama, kas ta tuleb ka. Ma isegi ei tea. Romet jääb hotelli fuajeesse Kätlinit ootama. Aga mida teeb Kätlin? Kas neiu läheb enne kella 12 alla ja lahkub koos Rometiga? Jäänud on 1 minut. Lõpuks ometi on sündinud tüdrukute õhtu esimene paar, Kätlin ning Romet. Ongi see, et ma vaatan, mida tulevik ette toob. Tal on ka selline tunne, et ta on nõus olema koos minuga. Et ta nagu tunneb ka minus midagi erilist. Mu lemmik NPC kappel. Nägid Kätlini emotsiooni või? Ta oli nii fucking õnnelik. Romet ka. Tore selles mõttes, et kui noored ennast niimoodi leiavad, kuidas see saab nagu jälle siuke rolleri coaster olla, no. Ja alguses nagu ei lähe üldse, no. Ei tundu ka, et seal mingid varianti oleks. Ja siis ühel hetkel otsustavad nad, me läheme nüüd paar. Me anname võimaluse, mis on iseenesest tore. Aga see teekond selleni on nagu veider. Ma arvan päriselt, see oli naljakas kohati, aga see oli nagu kõige halvem selles mõttes asi, mida ma vaadanud olen. Reaalselt selle viimase 2 aasta jooksul. Jätka. Ma ei tea. Niimoodi juhtub sinuga. Tõesti nagu, ma isegi ei hoia tagasi. Tõesti see oli üks halvemaid asju, mida ma näinud olen. Täiesti perus. Aga seal oli nagu kõik asjad olid halvad täna. Täna oli kõik halb. Nagu isegi midagi nagu väga naljakat ei olnud. See on kurb. See ajab mind närvi, mida Perit närvi. Ma ei tea, mis asi võib teda nagu hamblida. Mul nagu tegelikult on see, et mul nagu võitis natuke eluisu ära. Et ma nagu ei oleks arvanud, et see nagu niimoodi nagu ma mõtlesin, et Savelli episood oli juba päris retsna. Ja sa istusid nädal aega siin järjest. Ma olen samamoodi istun siin nüüd nädal aega järjest veel. Sa tuled järgmine reede siia ja sa vaatad, ma oma lolli näoga istun ja vaatan endiselt sinna kaamerasse. Mul ei ole mitte midagi muud teha, Andrei. Ma olen pettunud. Ma ei suuda uskuda, et selline maailm eksisteerib. See ei ole okei. Tule nad lähevad feimima selle pealt. Kuule, ma käisin seal, ma nüüd kõva vend, vaata. Nad saavad veel indu juurde. Vähe sellest, nad juba, vaat kui nad saates olid juba sellised, on ju. Kas saad aru, nad saavad veel rohkem indu juurde, kui see väljas on. Ja see, et kuidas me täna reageerime ja see, et me oleme nii kurjad nende vastu. Esiteks see on õigustatud ja teiseks, tule äkki saavad inimesed aru ja äkki siis nad näevad, kui nagu sitad inimesed, kui sitasti nad teistega käituvad. No ma räägin Peritis praegu. Et see äkki lööb pähe ja äkki keegi teine ütleb talle, kuule, see ei ole okei, mis sa tegid seal. Ja äkki ta saab aru, sest see ei ole fucking okei. Mul on üks mõte veel. Kaamera ees sa alati hoiad ennast natukene tagasi, vaata. Sa mõtled, et ikkagi vaata, eriti ma arvan nagu seal, et sa nagu, sul antakse alkohol ja värki ja sa pead midagi tegema. Siis sa pigem hoiad nagu sükast, nagu hoiad ennast natukene tagasi. Ma eeldan, ma ei tea nende puhul. Ma ise mõtlen, kui ma oleks sükses saates, siis ilmselgelt sa hoiad nagu natukene ennast tagasi. Sellise käitumisega, selliste ütlemistega Berit näiteks, justkui hoiab ennast tagasi, mis ta nagu päriselus olla võib siis. See on ju katastroof. Ühesõnaga, jälle on jah. Energia on kadunud, elujõud on kadunud. Padelisse oleme hiljaks jäänud. Padelisse jäime hiljaks. 70 eurot on läinud. Ma vabandan, see on avalik vabandus. Me näitame teile seda, et te pidite seda koos meiega vaatama. Ma loodan vähemalt teil oli korraks lõbus mingi hetkeni. Me surime. Mul on nagu päriselt, mul on nagu kurb. Ma olen vihane, ma olen kurb, ma elan nii sisse, vaata, kui ma neid asju teen. Ja tõesti, vabandust. Ma vabandan ka teie ees. Kui sulle see video... Andrei, emotsiooniga. Ma ei suuda. Ma ei suuda. Ma arvan, et kõik vaatavad. Nad on täpselt sama. Te kõik olete täpselt sama. Andrei, sa pead vaatajate nimelt pingutama. Nende heaolu nimelt. Okei, sõbrad. Kui sulle see video meeldis, pane like, pane subscribe ja pane bell notification, et sa järgmist videot maha ei magaks. Ja. Seni olge tublid. Tšau, baka. Ilusat pühapäeva. Sorry veel kord.
Ilusat pühapäeva. Tšau, paka. Uskumatu. Lähme padelisse.